Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas doktor Helen Lasn. Tere! Tere! Ja tutvusta end korra kiirelt, millega sa igapäevaselt tegeled, mis on sinu taust? Ja tere kõigile! Aitäh kutsumast ja väga unikaalne koht, kus olla. Olen sind jälginud ja tegelikult aitäh sulle selle töö eest, mis sa teed. Mina olen siis perearst, töötan perearstina alates 2011 ja töötan Viimsis ning enne seda ma olin üsna pikalt välismaal ja läksin pärast ülikooli lõpetamist välismaale, tegin oma doktorantuuri, tegin selle Stockholmis Karolinska instituudis neuroteaduste valdkonnas ja minu elukirg on olnud tegelikult inimese aju, nii et see ajuloputus on selles mõttes ka väga minu selline südamelähedane teema, et kõik, mis ajuga seotud on, eks ju. Ja kuna nüüd viimasel ajal on elu, siis viimasel 5 aastal elu on teinud siin kannapöördeid, kõigil täis igasuguseid üllatusi ja kuna see minu meditsiiniline taust on siis nii-öelda sundinud mind tegema ka asju, mida ma kunagi oma elus poleks ette näinud, siis oleme siin 5 aasta jooksul loonud 2 erinevat MTÜ-d, ühe Eestis ja teise siis rahvusvahelise. Eesti MTÜ, millega me siis 2021 september lõime koos Eesti meedikute ja teadlastega, ongi siis meedikud ja teadlased. Ja teine siis, mis on rahvusvaheline, mis välja kasvas siis meie kõige esimesest konverentsist, mille me tegime aprilli lõpus 2023, siis kasvas välja rahvusvaheline World Council for Health, mis siis on Maailma Tervisenõukogu. Ma arvan, et paljud on kuskil kuulnud, näinud ka VCH. Just, et VCH on see lühinimi siis ja VCH Estonia on siis meie Eesti nimi. Et kõikidel riikidel ongi siis kas VCH Estonia või siis on Skandinaavia või siis on France või mis iganes, eks ju. Et see on nagu see, mille järgi see ära tunneb, et mis riigiga on tegu ja siis see on meie organisatsioon. Nii et sellest kasvas välja see rahvusvaheline tegevus ja kui mina siis 2023 jaanuar, enne kui me esimese konverentsi tegime, siis mõtlesin, et loorberitel nüüd uuesti puhkama jääda, sest see kõige hullem, see koroona nii-öelda selline möll hakkas nagu vaibuma ja siis mind utsitati minema Stockholmi ühele konverentsile, mis oli siis ülemaailmne konverents, kus siis tulid kokku kõik maailma teadlased ja meedikud ja juristid, kes siis hakkasid seda olukorda nii-öelda valgustama ja lahkama. Ja kui ma seal ära käisin 3 Eesti kolleegiga, siis me saime aru, et meie töö alles algab, mitte ei lõppe. Ja siis on see tõesti see, ütleme, see ratas on võtnud teise suuna ja ta on võtnud väga tõsise suuna. Mis sa sealt siis teada said? Oi, ma sain sealt teada kõike, mis mu silmi avas selles mõttes, et ma ei ole olnud mingid kunagi... väiksed punktid või näited? Jah, et ma ei ole olnud kunagi selline, kuidas öelda... väga suur nagu maailma teadlane, et ma teaks, nagu, mis toimub maailma poliitikas, mis toimub maailma kulisside taga, kuidas maailma üldse juhitakse, mis selle taga kõik on. Aga seal toodi see kõik lavale ja kui ma sain aru ja seal öeldi väga selge sõnaliselt välja, et COVID ei olnud tervise probleem, et COVID oli ülemaailmne militaar- ja psühholoogiline operatsioon, see muutis kõik. Et selles mõttes ja seal toodi välja kõik faktid, kõik seadusandlus, kõik seaduse vastased. Siis oli kõik selge. Ja siis oli kõik selge. Ja see oli tegelikult algul väga hirmutav, sellepärast et see tükk, mida ammustada, on ikka väga-väga suur. Nii et see on ka see, miks me täna ikkagi endiselt oleme aktiivsed, miks me järjest aktiivsemaks muutume ja miks me järjest rohkem neid detaile üritame rahvani tuua. No, ma arvan ka, et tänapäeval nüüd juba kõik saavad aru, et see polnud päris õige asi, mis toimus ja mis meiega tehti on ja, aga mis seal nagu täpsemalt taga on ja et see koroona ei ole ainult koroona on ja, et seal on tegelikult nii palju veel neid teisi muid aspekte. Just, et see pusle on tegelikult väga paljude tükkidega, väga paljudest tükkidest koosneb, koroona ainult üks tükk nendest, kogu suurest puslest. Aga ma arvangi, et praegu hiljaaegu inimesed on näinud seda VCH-d, sest meil oli siin ju konverents alles hiljuti. Räägi natuke konverentsist. Jaa, et see konverents oli selles mõttes ka huvitav, et see kasvas seekord välja poliitikute enda soovil, mitte meie poolt. Et esimesed konverentsid, meil on tegelikult tehtud varasemalt veel 3 konverentsi, 2 väiksemat, mis olid Eesti-sisesed ainult, mis olidki WHO-le nii-öelda pühendatud. Olid eelmise aasta mais ja üle-eelmise aasta novembris. Ja siis oli see üks suur, see kõige esimene COVID-i konverents, mis siis meil ka täiega ära plokiti, aga seal meil oli väga palju rahvast ja selles mõttes oli nagu väga super, et saime selle esimese nii-öelda avalöögi nagu tehtud. Ja siis see nüüd 4., mis me tegime, mis oli siis nüüd 2-3 nädalat tagasi, et see kasvas välja tegelikult Leedu ja Eesti poliitikute poolt, sest nemad leidsid, et oleks vaja uuesti teavitada
nii ühiskonda kui ka poliitikuid, sellepärast, et tegelikult me oleme poliitikutele saatnud selle WHO-ga seoses kirju viimased 2 aastat täpselt ja tegelikult nad ei saa ikkagi aru, mis toimub, nad ei taha aru saada ja nad ei tegele sellega. Kas nad päriselt ei saa või nad ei taha aru saada? See on väga hea küsimus, sellepärast, et ega me koalitsiooni ja valitsejatega ju kontakti ei saa, sest mitte keegi ei vasta meile midagi. Sest nad ütlevad küll, et jah, et nad teavad, et selline protsess käib, aga see protsess on kõik meie kõige paremates huvides ja selles mõttes on hästi-hästi üldine vastus, mida me tavaliselt saame sealt. Ja muidugi meid on ka välja naerdud kõige sellest, see info, mida me neile nagu oleme andnud, eks ju, et see on nagu, et see nagu, nad ei ole tegelikult öelnud, et see WHO info on vale, mida me oleme neile andnud, sest tegelikult nad ju üritavad kogu aeg liba info levitajateks meid nii-öelda tituleerida, et see on kusjuures üks koht, kus nad tegelikult pole saanud öelda, et me oleme levitanud vale infot, sest tegelikult see kõik on faktipõhine, see kõik on paberil kirjas ja nad tegelikult ise näevad, et kui nad on kirjaoskajad, lugemisoskajad, mida me eeldame, et nad tegelikult võiksid olla, eks ju, et kuigi meil on ka terminite üle olnud siin Riigikogus ja erinevate saadikutega ka selles mõttes nagu, kuidas öelda, dilemmat, et seal on täitsa ingliskeelsed terminid, mida tegelikult eestlane mõistab natuke teistmoodi kui siis nii-öelda see inglise keele emakeelne nii-öelda kõneleja või siis dokumendi koostaja, eks ju, aga me oleme saanud need asjad ka selgeks rääkida, nii et selles mõttes on kõik faktid õiged, on ju. Et see on jah nagu oma huvitav protsess olnud ja see on näha, et Jaanalinnu pea on liiva all ja ega see pea sealt välja ei tule, eks ju, et see terves maailmas niimoodi, et see on jälle täpselt samamoodi koordineeritud, täpselt nii nagu oli see COVID-i värk, täpselt samamoodi on see WHO värk, et põhimõtteliselt kõik valitsused ja kõik parlamendid panevad pea liiva alla, need, kes on pukis nii-öelda, need, kes on opositsioonis, need julgevad suud natuke lahti teha, need tõstavad möllu, just nimelt, ja toovad selle päeva algele ja tegelikult meie opositsioon oligi täpselt see, et nemad ütlesid, et nemad tegelikult tahavad nüüd päriselt rohkem teada, sest mis on tegelikult selle WHO probleem on see, kus VCH siis nagu aktiivselt osaleb ülemaailmsetes erinevates töögruppides ja probleem on see, et need otsused tehakse vaikselt kinniste uste taga ja siis esitatakse neid samal päeval, kas siis sellel suurel assambleel või siis mingile töögrupile, et tegelikult ei ole seal seda, kuidas öelda, sellist avalikku nagu inputi või avalikku sellist, kuidas öelda, arutelu ja asjad pannakse lukku nagu kinnisukse taga. Ja see on see, mis tegelikult häirib meid, mis häirib meie poliitikuid ja poliitikud tegelikult ei tea, mis seal toimub, sellepärast nad pääse ligi sellele. Ja nüüd oligi see, kuna eelmine konverents meil oli eelmise aasta mais, 6. mail, kui me käisime ka parlamendis juristide ja erinevate tervisepoliitikutega ja teadlastega, siis tegelikult 1,5 aastat on mööda läinud, eks ju, et seal on palju toimunud. Nii et nad tahtsid lihtsalt saada seda värskemat infot ja selle värskema info me saime neile muidugi ka õnneks jälle tuua kohale. Et see on nagu suur asi, et me tegelikult täna teame, kus me siis jälle seisame. Me õnneks teame seda, et sellel assambleel mai lõpus, juuni alguses kukkus läbi neil pandeemialeppe vastuvõtmine, sest nad ei olnud tutvustanud seda kõige olulisemat artikkel 20, artikkel 12 on see. Selle ülemaailmse patogeenide jagamise süsteemi kohta, mis on tegelikult väga kriitiline, mis siis hõlmab seda, et kõik riigid peaksid väga koguma ja jagama ja neid võimendama, neid viiruseid, mida nad siis on leidnud ja neid siis jagama ka muidugi WHO-ga, eks ju. Et see on see punkt, mis tegelikult kriipis paljude silma ja see tõsteti nagu välja pandeemialeppes see aasta assambleel. Ja seda lepet sealt enne vastu võtta, kui see on seal sees uuesti tagasi, nii et see tuleb hääletusele teoreetiliselt tõenäoliselt, mis meil on öeldud, et see tuleb siis hääletusele järgmise aasta mais. Nii et see andis meile natuke seda hingetõmbeaega, et selle aasta jooksul nüüd, kui see nii-öelda see on paps anneks seal, et kui see nagu nüüd vastu võetakse, no siis on pandeemialeppel ka suhteliselt roheline tee, eks ju. Räägi sellest natuke lähemalt, äkki tavainimene üldse ei ole kursis, mis see pandeemialeppe endaga kaasa toob. Jah, et pandeemialeppe on põhimõtteliselt, kui väga lihtsalt ära öelda, on tegelikult see, et kõik, mis me nägime, mis COVID ajal toimus, et see tegelikult legaliseeritakse meie uueks normiks, et see ongi meie igapäeva elu, et kui siis see direktor, kes iganes seal WHO sees otsas on, see pruugi olla üldse enam see direktor, kes praegu on, et kui ta ühel päeval ütleb, et meil on eriolukord, meil on tervise hädaolukord, siis tegelikult see lepe rakendub automaatselt by default. Ja seal leppes on sees kõik tsensuur, siis on seal sees kõik kohustuslikud tegevused, täpselt see, mis meil oli, maski kandmine, no me ei tea, mis tuleb, eks ju, seal võivad tulla täiesti uued meetodid, mida hakatakse rakendama mingi muu haigusega, eks ju. Kõik karantiinid, kõik ravi ja profülaktika, siis nii-öelda ravi on siis ravi, eks ju, millega saab ravida, profülaktika on siis vaktsiinid, millega siis teoreetiliselt peaks saama ennetada või mingid muud preparaadid ja millele väga palju rõhku pannakse on mRNA arendus, eks ju.
et võib-olla sellest paari sõnaga pärast räägime, et siis nagu aru räägime saada. Räägi kohe. Et lihtsalt, et kõik need asjad, mida me COVID ajal tegelikult nägime, täpselt samamoodi see sõjaväeline sekkumine, eks ju, mis oli väga, väga nagu räige tegelikult erinevates riikides. Meil oli see, ma ütlen, et tegelikult kui ma Facebookis vaatan, siis inimesed ütlevad, et meil oli väga räige. See, mis mujal maailmas toimus, oli ikka väga, väga räige. Et see, kuidas inimest nagu reaalselt koheldi nagu kaltsu ja nagu hunnikut nagu mingid, mitte mingit olevust või ütleme nagu hunnik nagu kõntsa, eks ju. Et et selline asi nagu, see on tegelikult teada, et ÜRO-l on tegelikult oma väed, oma jõud ja need on kõik sellega seotud. Nii et ÜRO ja WHO on oma vahel 2 suurt venda, kes siis oma vahel neid asju ajavad. Nii et tegelikult see süsteem on hästi suur. Et kui tahta süsteemist teada, siis ma väga soovitaks vaadata Shabnam Palesem Muhamedi, meie ühe Lõuna-Afrika juristi ettekandeid, tal on neid väga palju erinevaid ja siis on Astrid Stalkerberg, ta küll ei osale meil, aga nendel on hästi suured nagu sellised ülevaatlikud. Neid videoid leiab? Neid videoid leiab kas meie Rumble'ist või siis leiab meie selle VCH YouTube'i kanalist. Ja nendel on väga suured ülevaatlikud sellised suure pildi videod ja tegelikult on ka Meril Nassil ja see on meie Rumble'is üleval, kes siis tegi selle esimese ülevaatliku ettekande meile siin november 23, kui oli meie esimene WHO konverents. Nii et seal saab saada nagu ülevaadet saada sellest, et kuidas see maailm siis töötab, kus seda juhitakse, kus neid niite tõmmatakse ja kes on siis need suured vennad, kes meid tegelikult juhivad, et meie suur vend ei ole Putin ja meie suur vend ei ole isegi Ameerika, et kes meid nagu otseselt juhib, et tegelikult seal on palju suuremad vennad. Ja. Aga tulles tagasi väga põneva teema juurde, millest me põgusalt enne podcastiga rääkisime, et räägi, mis on see mRNA, mida siis meile siin aastaid peale suruti, mis on vaktsiin, kuidas neid definitsioone siin vahepeal muudeti ja mis iganes seal taustal suserdati? Jah, et see ongi nagu tegelikult hästi nagu selline mõtleva panev, ütleme, meedikutele ja arstidele ja teadlastele, mis seal põhiasja on tekitanud, ongi 2 asja. Üks asi on see mRNA. See mRNA ise, jah, on ütleme, valgu kodeerimine, et mingi valk, mida keha siis hakkab tootma ja see valgu promootor, siis, mille me siis endale sisse nagu süstime, et siis seda valku hakkab see keha tootma. Ja üldjuhul, mida me siis sisse süstime, on ju võõrkeha, võõrvalk. Et see meie keha hakkab automaatselt tootma ja see ongi nagu vabrik, mis toodab siis seda võõrvalku nii kaua, kuni see promootor töötab. Me kunagi ei tea, kaua see töötab, sest tegelikult praegused uuringud näitavad, et osadel inimestel töötab mitte 2 nädala asemel või 2 päeva või mis iganes meile lubati seal, et see ei tööta mitte päevi või nädalaid, vaid see töötab aastaid. Ja kõige kaugem, mis praegu on erinevad case, sellised, ütleme, personaalsed uuringud, on tegelikult, et ühel inimesel on töötanud üle 3 aasta. Ja mina nagu tean, et minu enda lapsel, kes minu selja taga vaktsineeris tänu sellele kampaaniale, et tahta minna suusatama Viimsi sellele väiksele nõlvale sinna, eks ju, kui ta oli 11 ja see oli tema talvesport ja ta käis trennis seal, siis tegelikult temal töötas see ogavalk 1,5 aastat. Nii et see on tegelikult kriminaalne, sellepärast, et meile nagu räägiti seda, et okei, see on 2 nädalat ja tekivad antikehad ja tekib immuunsus ja tegelikult on see puhas vale kõik olnud, et see ei töötanud mitte nii lühikeselt, nagu meile lubati, siis teiseks tekkisid antikehad, mis meid ei kaitsenud, mis ei neutraliseerinud viirust, mis ei takistanud nakkust, eks ju, pluss siis tekkisid veel erinevad autoimmuunreaktsioonid ja erinevad põletikulised reaktsioonid, mis siis on selle toksilise ogavalgu tagajärjel, eks ju, mis nagu produtseerib seda põletikusel lõputult, on ju. Ja mis see nüanss tegelikult siin on, et see nüanss ei ole selles mRNA-s, see nüanss on selles, et need originaaluuringud tehti jah, selle tavalise ogavalgu, mis tegelikult isegi ei ole viirus ja mis isegi ei kaitse nagu viirusest, see on lihtsalt üks viiruse toksiline komponent, mida meile siis süstiti, aga point on selles, et see tavaline mRNA modifitseeriti ja sinna pandi sisse ühe selle uu asemel, mis on üks nendest aminohapetest, sellest tehti pseudouridiin, metüülpseudouridiin, mis on tegelikult kordades ja kordades, kuidas öelda, raskem nagu kehal ära lõhustada, mis on stabiilsem ja mis on nagu selles mõttes nagu permanentne, et ta töötab nagu oluliselt pikemalt ja see on see, kus meil tegelikult need kõrvaltoimed ja need probleemid tulevad. Et see tavaline toksiin, ütleme, kui ta tõesti 2 päevaga nagu ära metaboliseerub, et annab mingi kiki kehale ja siis teoreetiliselt võiks tekkida sealt immuunreaktsioon ja immuunreaktsioon tekib, sest igale võõrkehale ja võõrvalgule tekib immuunreaktsioon. Küsimus on, kas see immuunreaktsioon hoiab ära haiguse, kas see immuunreaktsioon hoiab ära haiguse kulminatsiooni ja kas ta hoiab ära komplikatsioonid, mis sellest haigusest siis oleks võinud tekkida, eks ju. Rääkimata surmast, on ju. Et kui ta hoiab ära surma, siis ongi hea vaktsiin tegelikult, on ju. Aga see ei täitnud ühtegi seda eesmärki, mida meile siin räägiti, on ju. Et see kõik on puhas bluff. Ja mis selle asja teeb veel hullemaks on tegelikult see, et WHO ise muutis ära oma definitsiooni, mis on siis vaktsiin. Et WHO
see oli vist 2020 lõpp või 2021 oli see vist. Ma täpselt ei mäleta, aga igatahes mul on olemas need screenshotid veel sellest vanast definitsioonist, ma mäletan, ma tegin ja siis on sellest uuest. Ja põhimõtteliselt ta muutiski ära, et vanasti oli see, et kui me teeme vaktsiini inimesele, siis meie eesmärk on, nagu ma ütlesin, haiguse ärahoidmine või komplikatsioonide või surma ärahoidmine. Et see on kliiniline väljund, mille eesmärgiga me tegelikult teeme vaktsiine, eks ju. See on olnud, me oleme elanud selles ajastus tegelikult kuni selle teadmiseni, kuni me saime teada, et need vaktsiinid, mida meile reklaamiti vaktsiinidena, ei ole tegelikult vaktsiinid. Ja siis WHO muutis nüüd ära selle, et iga antigeen, mis on seesama ükskõik valguline komponent, mille me endale süstime, mis tekitab immuunreaktsiooni, et see on vaktsiin. Aga see on väga loogiline, sellepärast ükskõik võõrkeha, mida me endale sisse süstime, ükskõik võõrvalk, mida me, ükskõik võõrkomponent, ükskõik sa süstid omale mingid, ma ei tea, mingid aalo ja mahla omale põhimõtteliselt sisse, mis on ohutu ja selle vastu tekivad ka antikehad, sellepärast et ta on võõras. Kui sa süstid endale seda põhimõtteliselt lihasesse ja veresoonkond, eks ju, ta ei ole määratud sinna minema, ta on määratud minna seede kulglasse, eks ju. No see on nagu kõige lihtsam näide, et inimesed saaksid aru, et põhimõtteliselt see ükskõik, mida sa endale sisse süstid, selle vastu tekib kehalreaktsioon anyway. Et see ei tee vahet. See definitsioon nüüd on siis, et see on vaktsiin. Just, ja see on vale, sellepärast, et tegelikult meie ei oota immuunreaktsiooni, sest me teame, et immuunreaktsioon tekib nagunii katseklaasis, tekib ta nagunii, kui segada 2 kokteili kokku, alati tekib reaktsioon. Et selles mõttes nagu me ootame tegelikult seda, et see täidaks eesmärki, mida me oleme nagu teadnud, et ta teeb, aga lihtsalt kuna tegelikult meie meedikud ja ütleme, laiem selline ringkond ei tea, et see üldse ära muudeti, sellepärast, et tegelikult sellest ei ole kunagi kuskil räägitud. Seda räägitakse ainult nendes ringkondades, kes on asjaga süvitsi läinud ja nemad teavad, eks ju. Et kui täna minna sinna WHO kodulehekülje peale, siis leiab selle väga hästi üles ja ma arvan, et see paneb nagu ukal kratsima nagu iga vähemalt natukenegi mõtlema meediku tegelikult, nad saavad aru. Just, et see on nagu, need on nagu need nüansid, mis tegelikult on muutnud meie meditsiinimaailma kardinaalselt. Ja mis on selles mõttes, et tegelikult räägitakse sellest mRNA vaktsiinist, tegelikult see ei ole ka mRNA vaktsiin, see on modified mRNA vaktsiin, mis tähendab mRNA. Et selles mõttes, aga sellest meie tava, ütleme, kuidas, see ei ole meieni jõudnud. Ja see on ka see koht, mis nagu öelda, ja tegelikult on geenimanipulatsiooni produkt, sest seal on ära näidatud, et seal on vähemalt 17 reaktsiooni, mis nagu erinevalt mõjutavad kasvajate teket, erinevalt autoimmuunhaiguste teket on ja näitavad ka seda, et selle sama ribosoomi peal, kus see mRNA siis edasi-tagasi jookseb ja kus ta seda valku kodeerib, ta võib käia nii edasi kui tagasi, mis on nagu selles mõttes kasuistika, sellepärast, et terves kehas ei käi asjad tagasi, vaid käivad edasi. Et seal võib ka tagurpidi hakata mingid valgutootmisi tekkima, mis nagu tegelikult üldse pole ette nähtud selle asjaga. Et see on nagu selles mõttes nagu hästi komplitseeritud ja see on nagu see koht, kus nagu mRNA ütleme kurud, kes on selle välja töötanud, selle tehnika, nagu Dr. Malone ja erinevad, kohe alguses ütlesid ära, et see ei ole vaktsiin, sest see ei tooda meile immuunsust, efektiivset immuunsust ja see on nii-öelda liiki vaktsiin, et ta lekib. Ta laseb läbi kõik selle infektsiooni, ta küll toodab meie kehale reaktsiooni, aga ta laseb läbi selle infektsiooni ja seda meil ju täna näidatud, eks ju, ja Pfizer ise tunnistas seda, ütles, et me lendasime lennukiga, mida me alles ehitasime, mille poolt tiibugi on ju. Et seda on ju Pfizer esindajad ise välja öelnud. Mis on nagu täiesti selge, et meil pandi lauale produkt, mille kohta ei olnud meil efektiivsuse õigeid uuringuid, ei olnud nakkuse vähendavate efekti, ei olnud ohutuse uuringuid, ei olnud põhimõtteliselt pikaaegseid uuringuid, et kuidas see geene üldse manipuleerib ja nii edasi, et tegelikult meil ei olnud laual ühtegi uuringut, et see kõik lasti lendu, täpselt niimoodi oligi nagu tiibadeta lennuk ja tervele maailmale. Et jäid ära kõik need kliinilise uuringu faasid, mis tegelikult peaks olema, see on 4 faasi. Et esimene on see, et katseklaasis, teine on see, et teed loomade peal, vaatad ära efektiivsuse, vaatad ära selle doosi ja siis ohutuse, siis lähed inimeste peale, vaatad ära ohutuse doosi, et mis doosis seda tuleb teha. Ja siis lähed edasi 3. faasi, kus lähed siis laiema grupi peale, kus vaadatakse ära siis efektiivsus ja ohutus. Et tegelikult sinna meil hüpati kohe viimaseni. Jaa, et meil hüpati kohe viimaseni, põhimõtteliselt olid 2-3 rotiuuringud seal, eks ju, siis olid mingid väiksed Pfizeri enda uuringud, kus siis tegelikult võeti ainult terved inimesed sinna uuringusse, kus tegelikult ka numbrid olid katastrofaalsed, mis seal tegelikult oli ja mis seal varjati. Ja põhimõtteliselt ära jäid kõik need vahefaasid, eks ju. Nii et ja pluss siis veel rääkimata sellest 4. mis siis on selline pikaaegne, mis siis vaadata, et kuidas siis see kehale üldse toimib, mis toime praegu meil tekitab. On ju, ühiskonna peal tehakse. Nii et see ongi nagu see, et 4. faas kestab praegu, et see on nagu äärmiselt kuidas sa ise näed? Frustreeriv meditsiini vaatepunktist sellepärast, et minul kui arstina ma ei saanud lihtsalt vait olla. Et see ongi nagu see koht, kui ma näen, et sellised asjad toimuvad ja ma tean, et asjad peavad toimuma teistmoodi, siis ma ei saa lihtsalt vait olla, eks ju. Kas sa ise praegu näed ka seda katset kõrvalt oma patsientide peale, et
on mingid märgid näha juba? Jah, on muidugi selles mõttes, et ütleme nii, et neid on väga raske diagnoosida. Kliinilises mõttes on väga raske, eriti perearsti meditsiinis, kuna meie käed on nii lühikesed, sest meil ei ole häid diagnoosimeetodeid ja tegelikult maailmas ei ole häid diagnoosimeetod. Jah, me saame diagnoosida myokardiiti, MRT-ga on ja kui nad satuvad kardioloogile, kui see kardioloog teeb ja selliseid case on mul olnud mitmeid on ja arvestades, et mul on 1800 patsienti, siis nende pealt ütleme, ma saan nagu lugeda välja palju liigesehaigusid, need on täiesti igasugused liigesehaigused on autoimmuunsed. See on autoimmuunne protsess, mida need toksiinid siis nii-öelda sellest nagu vallandavad, eks ju. Siis astmad, kopsuhaigused, mega palju tuli kohe pärast vaktsineerimist, igasugused astmaatilised seisundid, astma mimikatsioon, mitte nagu päris astma, aga just selline, et ta nagu mimikeerib, nagu ta nagu teeb järgi nagu astmat, aga ta ei ole nagu päris astma, on ju. Siis väga palju ärevushäired, depressiooni, vererõhuprobleeme, rütmihäired noortel väga palju. Vanasti me arvasime, et see kõik on ärevusest, täna tundub, et seal on allorgaaniline päris põhjus, eks ju, mis kestavadki pikalt ja siin on erinevaid drastilisi näiteid üsna palju. Vererõhuprobleemid kindlasti. Ja pluss siis kõik need depressioonid, ärevushäired, kõik kesknärvisüsteemi põletik, sest tegelikult mis see probleem on? Probleem ei ole ainult see mRNA, probleem oli selles, et see modifitseeritud, see pikatoimeline mRNA oli pandud sinna nendesse nendesse nanoosokestesse ja need nanoosokesed olid mega väiksed ja nad penetreerusid põhimõtteliselt läbi kõige ja nad läksid läbi aju entsefaalbarjääri ja tegelikult tekitavad sellist alaägedat ajupõletikku. Et see on nagu üliohtlik ja kuna ma ise olen oma doktorikraadi teinud ajupõletiku aju kahjustuse, aju degeneratsiooni, kõikide nende nii-öelda haigustega, mis siis on nagu pikas perspektiivis väljenduvad siis kas Parkinsonina, Alzheimerina, erinevate dementsustena, Lewy body dementsustena, mis iganes. Et selles mõttes nagu ma näen seda mehhanismi seal taga, et see mehhanism tegelikult nüüd on see kiirendatud, see on provotseeritud ja see on esile kutsutud kunstlikult. Et meil väga hästi doktor Troitsi ütles ka meie konverentsil, Kanada arst ütles, et järgmise ettekande ma tahan teile teha prion haigustest, mis on tegelikult need valkude kogunemised erinevatesse organitesse. Meil on erinevad organid, kehas, süda, neerud, aju, kuhu tavaliselt need valgud kämpud kogunevad, eks ju, see võtab aega, see ongi see põletikulise protsessi tagajärg. Nii et see on tegelikult väga kurvastav, nii et ma juba augustis 2021 ütlesin, kui me esimesed podcasti doktor Mõttusega tegime, too aeg, et need kõrvaltoimed, mida me nägema hakkame, et need saavad olema koledad, et sealt ei tule mitte midagi head, sellepärast, et ma ise töötasin laboris, ma tegin oma doktoratuuri laboris, kus mul olid mRNA inimesed kõrval, kellega me tegime koostöös neid erinevaid valgukatseid ja ma nägin, et see mehhanism tegelikult iseenesest saab olla ainult ühte suunda ja ta saab olla ainult kahjustavasse suunda. Et selles mõttes ma tean, mida ma räägin, ma teadsin siis, mida ma räägin, ma olen näinud seda kõike, ma olin 24, kui ma läksin sinna laborisse, ma olen täna 50, ma olen 26 aastat selle asja sees olnud, et ma tean nagu väga täpselt, et kuidas need mehhanismid teoreetiliselt töötavad ja praktiliselt töötavad. Aga enamustel ei ole vist bioloogia tunnist nagu isegi ja ülikooli bioloogia tunnist nagu mitte mingit arusaamist, kuidas raku sees valgusüntees toimub, eks ju. Eriti, kui seda manipuleeritakse, sest seda meil ei õpetata. Et see on nagu väga karm. See on väga karm. Mis sa ise näed või arvad, et mis see mRNA nagu eesmärk siis neil oli? No, selles mõttes, et esimene on kindlasti see, et mRNA tehnoloogiat on ju kasutatud vähkide ravis, erinevate vähivormide ravis ja selles mõttes see on väga spetsiifiline modifitseerimine, täpselt samamoodi, et võetaksegi see üks siis mingisugune geen või aminope või mingi järjestus, mis siis muudetakse ära, kui see on vähi põhjus ja siis seda saab ravis nagu eksperimenteerida. Ja iseenesest seda on tehtud pikka aega ja sellel on ka, ütleme juba nii-öelda natuke lootustandvaid tulemusi. Mis tehti valesti? Tehti seda, et kasutati sama meetodit masspopulatsiooni manipuleerimiseks eesmärgiga, kui teati, et tegelikult neil ei ole olnud mitte ühtegi mRNA vaktsiini, mis oleks respiratoorsete ehk hingamisteede haiguste puhul kunagi olnud efektiivne. Neid on üritatud arendada üle 10 aasta, aga nad ei ole ükski õnnestunud. Siis see küsimus tekib praegu, miks arvati, et see peaks õnnestuma. Kui siiamaani pole olnud ühtegi õnnestunud efektiivset mRNA vaktsiini ülemiste hingamisteede haigustele. Küll aga siin kasutati ära kindlasti seda turgu, kasutati ära võimalust ja tegelikult ju me täna teame, et see tegelikult kogu see aplaava või kogu see situatsioon tekitatigi selleks, et saadaks teha seda mRNA vaktsiini, sest tegelikult see vaktsiin oli enne valmis, kui see viirus hakkas üldse levima, kui see kuulutati välja eriolukord, eks ju. Et tegelikult vaktsiin oli enne valmis. Ja mina näen seda ainult puhtalt äri ideena selles mõttes, et see on puhas
kuidas öelda, selline raha ringi tõstmine riikide taskutest Big Pharma taskusse ja selle, ütleme, suuraktsionäriks oli siis jälle meie suursõber Bill Gates, eks ju, kes siis põhimõtteliselt pani oma raha sisse, et neid mRNA-sid arendada ja võttis siis, kui välja ütles, et pesi käed puhtaks, kui öeldi, et okei, mRNA on läbi kukkunud, terve maailm on ära vaktsineeritud, ma sain oma 550 biljonit või palju ta seal sai seda kasumit, võtab selle aktsiatena välja ja läheb liigub edasi, eks ju. Täna ta teeb meile juba järgmise tempe, eks ju, nii-öelda selle rahaga, mida ta kokku korjas tegelikult rahva tervise ja valitsuste ja meie riigi rahakoti taskust, eks ju. Et see kõik on nagu, mina näen seda suure sellise, kuidas öelda, globaalse läbimõeldud ja planeeritud äriprojektina lihtsalt. Inimeste tervise arvelt. Toredast onust rääkides, siis kui inimesed läheksid lihtsalt YouTube'i, see on kõigile kättesaadav. Seal on kindel video, kus Bill Gates ise ütleb, on ju, et kui ma tahaks maailma populatsiooni vähendada, siis mis ma teeks mingid vaktsiinid, on ju. Jah, just. Ja see on ka see sama teine video, kus ta ütleb, et kulge, et nüüd ma võtsin oma aktsiad kõik välja, sellepärast et mRNA oli crap, on ju, et ma rohkem ei usu sellesse. Et no see video on ka olemas, ma olen ise seda näinud, ta on ise öeldud seda, on ju. Et selles mõttes see ongi nagu see, et tegelikult tasub oma silmad nagu lahti teha, tasub vaadata ja seal YouTube'is leiab nagu igasuguseid pärleid tõesti, eks seal on igasugust sodi ka, on ju, aga tegelikult kui juba natukene mingid niidi otsad on olemas, siis tegelikult tasub uurida. Kindlasti ei ole vaja nagu kõiki võtta tõena, mida igal pool räägitakse. Mina ka ei ütle, et võtke seda laustõena, mida ma räägin, see on minu tõde, millele mina olen täna jõudnud, on ju. Aga selles mõttes ma professionaalina ma olen nagu asjad nagu läbi enda jaoks nagu töötanud ja näinud, on ju. Et ma selles mõttes julgeks küll öelda, et see on enam-vähem 100, selles mõttes tõde, mida ma räägin, on ju. Aga jah, et see kogu see operatsioon oli põhimõtteliselt testimine, kuidas maailma allutada ühe nipsuga, et kuidas panna maailm lukku ühe nipsuga, kuidas päris hästi tuli välja. Väga hästi kukkus välja, nii et see teine kord, mida nüüd üritatakse WHO lepetega legaliseerida, see kukub veel paremini välja, sellepärast siin saavad 100% kätte. Ja siis on legaalne. Ja siis see on legaalne, siis ei ole kellelgi vastu kobiseda ja kolmas on veel see, kui tuleb ka see digi-ID ja CBDC on ja siis on tegelikult kõik on loa otsas, nii et see tegelikult sul ei ole mitte midagi teha. Sellepärast sa pead alluma, kui sa tahad elada, kui sa tahad leiba osta poest, siis sa pead alluma. Digi-ID ma juba nägin, miks ma pidin midagi allkirjastama kuskil ja oli valikus, tavaliselt oli 3 valikut, oli see ID-kaart, Smart ID ja mobiil-ID. Ja siis vaatan, 4. valik juurde tulnud. Just, ma käisin oma ühte asja tegemas selle eesti.ee ja siis ma olin ka täiesti üllatunud, et ma tegin sellest täpselt samamoodi postituse. Aga lihtsalt ma ei ole seda proovinud, ma ei tea, kas minu see Eesti ID töötab sellega või mitte või selleks on vaja euro-ID, ma ei tea lühidalt, ma arvan, enamus ei ole sellest midagi kuulnud, ma ei tea, kas sa lühidalt oskad paari sõnaga öelda, et mis see on, mis sellega teha saab, mis endaga kaasa toob? Tead, mina ei ole selle ekspert selles mõttes, et see on see, mida mina tean nende inimeste käest, kes seda asja on uurinud ja meil on koostöö nende inimestega, kes seda teavad, on ju. Et erinevad juristid on seda asja üritanud nii-öelda pilti kokku panna. Et kindlasti tasub meie konverentsilt just selle 11. esimese päeva konverentsilt Resi Little Johni ja siis Sebastian Lukomskit, kaks digi-ID ja CBDC nii-öelda uurijat ja teisel päeval neil on workshop selle kohta, nii et sealt tasub kindlasti kuulata, et põhimõtteliselt on see, kui te lähete World Economic Forumi kodulehele ja sealt WEF-i kodulehekülje peal on olemas täpselt see ilus slaid, kus on kõik digi-ID võimalused. Kui sa lähed poodi, siis sa pead näitama digi-ID, kui sa lähed arvutit ostma, siis sa näitad digi-ID, kui sa oled mobiili ostma, siis sa näitad digi-ID, et mitte see, et sa lähed poodi ja ostad omale arvuti või siis selle samusegi telefoni, mille ma ostsin 6 aega tagasi, mulle ei küsinud keegi mu digi-ID-d. Et selles mõttes ja siis või tellid internetist on ju, siis on see, kui sa lähed meditsiiniasutusse, sul on vaja digi-ID, see on tegelikult meil töötab digi-ID juba Eestis, sellepärast meil on digilugu. Eesti on põhimõtteliselt selline väike testpilootriik, kus digi-ID on tegelikult juba installeeritud, me tegelikult elame sellest digi-ID maailmas, me peame sellest nagu aru saama. No paljuski räägitakse, et Eested ongi siuksed katsejänesed. Olemegi, sest digi-ID toodi meie riikis, teised muud asjad on teistes riikides, eks ju. Et kõik need asjad on selles mõttes juba juurutatud, aga mis on selle asja juures see, et kui see meie Eesti digi-ID ühildub Euroopa Liiduga, kui see ühildub Ameerikaga, see ühildub kogu maailmaga, eks ju. Võt seal on see, kus see oht tuleb ja see on see, kus mina ka seda euro digi-ID ohtu nagu nägin, see mingi nädal aega tagasi. Ja teades seda, et kõik su pangakontod on sellega seotud, on ju. Meil on nagu nii, sest me tegelikult nägime, need, kes automaksu ei maksnud, nende kontod arrestiti, on ju. Kanadas oli tegelikult täpselt sama asi, et kui need trackerid seal möllasid, eks ju, protestisid, tegelikult kõigi kontot põhimõtteliselt külmutati. Et tegelikult see meil juba täna töötab, aga me peame lihtsalt aru saama, et kui me selles süsteemis nagu kogu aeg näpud püsti edasi jookseme, et jah, andke meile järgmine komm, on ju, et siis on põhimõtteliselt see, et ühel hetkel see ongi see, et kõik meie asjad on ühes korvis ja põhimõtteliselt see, kes seda korvi nagu nii-öelda lukku keerab, sisse või välja ja see ei pruugi olla meie riigis nagu ütleme meie riigi mingi ametnik, see on meie riigi ametnik ka, eks ju, meie ministeerium, mis iganes on ju, aga see võib olla mingi täiesti suvaline inimene Brüsselis,
Brüsselis täiesti suvaline inimene, Singapuris täiesti suvaline inimene kuskil mingis X kohas, noh muidugi Bill Gates nüüd kolis Singapuri, et hakkab sealt neid nuppe keerama, on ja tema on üks digi-idee loojatest. Ja kui me sinna VEF-i kodulehe peale näeme, et terve see pande seal koos, nad ise nii õnnelikud selle üle, muidugi nad on, sest terve maailm on nende kätes. Põhimõtteliselt kõik meie asjad on tuunitavad. Nojah, võiks läbi lugeda, mis neil see eesmärk 2030 aastaks on. No sa oled õnnelik, kui sul ei ole midagi ja sa rendid kõike. Sa ei oma mitte midagi, sa oled õnnelik. Just. Ja no seal on ju kõik ulmelised asjad nagu mingid kodanikupalgad ja mingisugused punktid ja seda, kas see kõik tegelikult juba vaikselt toimib. Ma toon sulle näite, vaata, Bolt. Mina ei oma autot, mina kogu aeg rendin, sõidan taksodega linnas on ja mul pole mõtet autot omada, aga kui tahan kuskile kaugemale minna, ma rendin, okei. Ja tead, nüüd seal on niisugused asjad nagu skoorid, kui sa sõidad liiga kiiresti, noh, ta tuvastab kohe ära. Ja kui sa oled halb kodanik, sul on skoor halb, sa ei saa enam autot rentida. Ongi jah? Of course. Ma sain 3 päeva bänni Bolti äpist, sest ma ületasin kiirust, tegin mööda sõitu. Võt see ongi see koht. Ja saad aru, ma ei saanud 3 päeva autot renti, see juba töötab meil. Sama nagu lähed taksoga sõidad. Taksojuht annab sulle reitingu, kas sa olid halb või hea klient ja kui sa saad madala reitingu, siis sa ei saa enam taksot ka tellida. Ja kui sul ei ole autot omal on, siis ongi, mis sa teed lõpuks. Pead hea kodanik olema. Ma olen täitsa nõus suga. Kus juures, kui mina veel seda süsteemi ei teadnud, ütleme, see on mingi paar aasta tagasi, ma seda digi-ide värki üldse ei teadnud, on ju. Ja siis ma mõtlesin ka selle peale, et ma elan tegelikult linnas, mul ei ole seda autot nagu vaja, et noh, okei, see on mugavusasi on ju, et võib-olla ma tõesti, et ma loobuks sellest autost tegelikult selle nimel, et okei, ma ei pea tossutama tõesti üksi siin linna vahele, et noh, ma sõidangi siis kas taksoga või Boltiga või mis iganes. Ja kui mul see klikk käis ära, et ma sain aru tegelikult, et see Boltindus ja kogu see värk on tegelikult täpselt nende samade niiditõmbajate käes ja nemad täpselt otsustavad, kas mina sõidan sellega või mina ei sõida sellega, kuidas mina sõidan sellega. Et siis mul tekkis nagu täpselt see, ei, ma põhimõtteliselt protesti müügiks ei müü oma autot ära ja ma ei loobu sellest, ma jätan selle auto endale nii kaua, kuni nad võtavad mul selle reaalselt käest ära. Ma tahan seda hetke näha, kui nad sunnivad mind sellest loobuma, sellepärast vabatahtlikult ma sellest enam ei loobu, sellepärast ma näen läbi, et see paralleelsüsteem, mis meil on ehitatud, see tegelikult ei ole ehitatud keskkonna heaks, see ei ole ehitatud. Ja minu esimene küsimus oli, kui kõik need Boltindused, need autod tulid, oota, kui te räägite meil nagu sellest paremast keskkonnast, et CO2 on meie probleem. Et miks te siis panite need mootoriga autod siia Boltile? Pannud siis need elektriautod, mis siis, et nad on veel paremini kontrollitavad. Selles mõttes on ju, et elektriautoga ma täna sinna ei lähe, aga ma saan aru, et see ei ole nagu kunagi variant on ja. Aga selles mõttes, et miks te siis ei pannud neid elektriautosid? Et hoolitsegi siis selle eest, et autode akud on täis, eks ju, inimesed saaksid sõita, nad ei anna CO2 välja, et siis ma sai aru, et okei, see CO asi on järgmine PS on ju. Et selles mõttes, et see ei ole nagu loogiline. Miks te nagu kuhjate üle neid autosid on rohkem varsti kui neid tavaautosi, eks ju. Et kus meil on see roheline mõtlemine? Võt see oli nagu see koht ja kui ma need 2 küsimust endale esitasin, siis mul oli nagu pilt nagu väga selge, eks ju. Ja kui seal tuleb veel paar pusletükki kokku, siis on väga lihtne seda pilti kokku panna. Vaikselt tulema. Ja sa hakkad mõtlema iga valdkonna peale ja siis panedki lõpuks selle pildi kokku. Ja see on kõik olulisem, see pilt enda jaoks kokku panna, sest alati küsida, et kas see, mida meil ette söödetakse, kas see tõesti täidab seda eesmärki. See on alati mu esimene küsimus, ükskõik mis meil on. Ja kui sa sellele vastusele saad, et jah, ta ei täida seda eesmärki, mida meile on öeldud, siis ma arvan, sellega on kõik öeldud. Et mis eesmärke ta veel täidab, see on juba enda asja otsida, on ja? Ja välja mõelda ja kokku sünteesida. Aga see on tõesti nagu, ütleme nii, et neid ohumärke meil on liiga palju, aga meil tuleb neid lihtsalt märgata. Jah, ma just mõtlengi, et tegelikult need on ju kõik päevavalgel juba. Lihtsalt tava inimene võib-olla oma argipäeva rutiinis ei mõtlegi, ei panegi tähele. Lihtsalt autopiloodi pealt. Tuleme tagasi konverentsi juurde korraks. Et räägi veel, mis teemadest seal täpsemalt räägiti, kes esinesid, kuidas läks? Ja, no meil läks tegelikult väga hästi, vaatamata selle suure aplaavale, mis meil oli, eks ju, mis tõi meile tegelikult palju reklaami ja ma väga tänan siin kõiki inimesi, kes meid toetasid. Et tänu sellele me tulime enam-vähem otsotsaga välja, meil veel väiksed võlad on õus, nii et kui keegi tahab meid veel toetada, ma kasutan kohe uuesti ära. Et siis see oleks väga teretulnud, et meil paar tuhat on ikkagi endiselt veel puudu, aga see selleks. Et meie konverents oli jah, koostöös siis Eesti ja Leedu poliitikutega ja me kutsusime, nemad tahtsid saada ülevaadet WHO-st ja tegelikult nad tahtsid saada ka ülevaadet terviseseisundist ja terviseprobleemidest, mis siis on selle vaktsineerimisega kaasa tulnud. Sest tegelikult see on poliitikutele väga võõras teema ja nad ei ole meditsiini inimesed ja nad tegelikult ei oska selles virvarris üldse nagu orienteeruda. Ja sellest meil täna ka enam väga palju ei räägita, sest tegelikult nüüd on nagu vaikus majas ja kõik tunduvad, et see oli juba eilne päev, see on unustatud, see ei ole teema. Teema on see ainult nende inimeste jaoks, kes tegelikult kannatavad või surid, eks ju, kelle lähedased surid on ja. Et noh, minuga on ühendust võtnud inimesed, kes ütlevad, et ma matsin nagu 5 inimest nagu 3 kuu jooksul. Nagu kui nad said vaktsiinid, eks ju. No mida sellele inimesele öelda? Kuidas sa vaatad selle inimesele otsa ja ütled, et võib-olla see oli kokkusattumus, et võib-olla see ei olnud see on ja. No, seal tekivad nagu need korrad on ja need kohad. Ja siis me tõime välja juriste,
meil oli jurist Hollandist, kes rääkis siis, kuidas, Meike Terhost rääkis, kuidas saavad parlamendi liikmed ise põhimõtteliselt, no ma julgen öelda välja, et siis tegelikult boikoteerida WHO-d, mis on tegelikult väga positiivne, sellepärast, et tegelikult seal on juriidilised protseduurid, mida on eiratud, mida meie poliitikud tegelikult peaksid üles võtma koos teiste riikide poliitikutega ja miks me tegime selle Euroopa oma, ongi tegelikult see, et see sõnum leviks kõikidesse Euroopa riikidesse ja üle maailma ja tegelikult on levinud väga hästi, sest meie network on väga suur. Meil on VCH network, meil on vist 50 esindust ja meil on 200 organisatsiooni, kellega me tegelikult teeme üle maailma koostööd, nii et tegelikult see ütleme, et see network on nagu on, aga see network ei ole nii võimas, kui on WHO-l. Et selles mõttes see WHO on ennast sisse söönud põhimõtteliselt kõikide riikidesse, kõikidesse tasanditesse, erinevate projektidega ja mis oli minu jaoks, ma nüüd korra hüppan jälle teisele teemal, ma tulen kohe konverentsi tagasi, oli WHO puhul oli see, et see oli eelmise aasta kevadel, kus tuli WHO välja, et nad ütlesid, et nad hakkavad meedikutele ja arstidele tegema koolitusi rohepöörde osas. Kas sa kujutad ette, kuidas on omavahel seotud meedikud, arstid ja rohepööre? Võt siis mul oli nagu see järgmine kell, ma mõtlesin, et okei, nüüd kui ma olen üritanud midagigi aru saada, et nad on võib-olla midagi hästi siin maailmas teinud, et kui tullakse välja selliste jaburdustega ja see on nende kodulehel üleval, et nüüd on kohustus meedikul ja arstil hakata toetama rohepööret, nagu come on, nagu eks ju, et kui absurd see saab olla. Seal oli terve protokoll ära toodud, mida me siis kõike tegema peaksime, üks oli jaburam kui teine asi, aga see selleks, aga konverentsil olidki siis meil põhiliselt olid juristid, meil olid poliitikud enda omad ja siis meil oli Soome poliitik ja teisi poliitikuid meil vist kohale ei tulnud, praegu mäletan, et oleks poliitikud rohkemalt, ja siis meil olid arstid, meil olid arstid olid Inglismaalt, siis Ameerikast, Kanadast, Ameerikast oli 2 arsti, üks oli siis doktor McCullough, kes siis on tegelikult tegelenud terve selle COVID-i aja detoksi protokollidega, kogu selle asja kaardistamisega, ta on esimene kardioloog, kes põhimõtteliselt tuli välja ja ütles, et tegelikult meil on nagu väga tugevad kõrvaltoimed ja kõik see, et tema osales meil ja temaga meil on väga koostöö, nii et VCH-l on temaga koostöö. Siis oli üks teine arst, kes tegelikult, keda tasub, on Erik Nepjut, kes just rääkis inimese kui terviku käsitlusest ja kuidas tema kui arst viidi põhimõtteliselt Bideni ajal senati ette, keda siis viidi kohtusse 500 miljoni dollari eest, et ta ravis patsiendid terveks, et tema kliinikus ei surnud ükski patsient. Ja kuidas ta seda tegi? Ta tegi seda oma meetoditega, tegi seda erinevate vitamiinipuustidega, erinevate ravimitega, kõigi kombinatsiooniga, mida ta nägi, et on vaja teha, viidi ta senati ette, kaevati kohtusse ja siis ta võitis selle kohtus. Ja lõpuks patsutas Biden talle õla peale, ütles, et oleks meil sinusuguseid arste rohkem, kui ta seletas lahti, kuidas ta tegi, sellepärast, et tegelikult arsti eetika vastu ei saa ükski poliitik, ükski, kuidas öelda, ideoloogia, mitte ükski võim tegelikult ei saa selle vastu, kui sa järgid arsti eetikat, sest neil ei ole õigust sekkuda sellesse, sest see on püha. Ja meie esimene vanne on, mida mina olen ka alguses peale alati öelnud, ära kahjusta. Kui mina näen, et mina hakkan inimest kahjustama, siis ma pean astuma sammu tagasi. Ja see on see koht, et ma saan teha ainult seda, et ma võtan temalt vabatahtliku nõusoleku, et ta on nõus raviks, ma pean ära seletama talle kõik riskid, kõik efektid, kõik põhimõtteliselt protsendid, mis on võimalus, et ravi õnnestub ja ravi õnnestu ja kõik ohud ja tema peal on sellega nõus, see on autonoomia, see on patsiendi autonoomia ja selle vastu ei saa keegi astuda. Ma olen päris palju nagu mõelnudki selle peale, et kui paljud arstid nagu läksid selle vastu nendel aastatel, mis meil nüüd siin selja taga on. Sa mõtled selle arstieetika vastu? Ja, et nagu... No need, kes kõik seda massiliselt peale surusid. No just, et ma mõtlengi seda, et nagu kas nad päriselt nagu siis arvasid, et nad teed head, kas paljud siis olid need, kes tegelikult teadsid, aga ikka tegid ja vähesed ju olid need, kes tegelikult siis ei teinudki või... Ma olen kuulnud, et seal on olnud arste, kes on rääkinud asjadest nii, nagu on oma patsiendile, üks ühele, seda ma olen kuulnud, seda on inimesed mul rääkinud ja see on väga positiivne, et need arstid on siiski olemas, mis siis, et me ei tea, ei näe neid, sellepärast, mis meid tegelikult kammitseb on hirm. Eks ju. Siis kui mina astusin lavale augusti ja oktoober 2021, ma ei teadnud, et see süsteem on nii suur, nii lai, et see on selline hüdra, mille põhimõtteliselt kämmalde vahele ma sattun, eks ju. Minu hea usk oli see, et ma lihtsalt räägin seda, mida ma näen, seda, mida ma tean, seda, mida ma mõtlen. Sest tegelikult esimesed uuringud väljas olid mRNA vaktsiini kahjustuste osas olid juuli 2021. See oli täpselt see aeg, kui meil hakati laste massvaktsineerimist propageerima. Ja see oli see koht, kus ma väljastusin augusti algul. Ja ma saatsin meie perearstide seltsile, saatsin meili ja ütlesin, kulge. Ja meie perearstide seltside juht Janne Ingran ütles too hetk, et me 1. septembrist ei võta vastu mitte ühtegi last, kes ei ole COVID-i vastu vaktsineeritud, kui ta tahab tulla vastuvõtule.
Kas sa kujutad ette seda? Ja siis mul tõusis hari punaseks, oli pühapäeva hommikul, ma saatsin neile meili ja ütlesin, kuulge inimesed, päriselt, astuge nüüd samm tagasi ja mõelge selle peale, mida te räägite, sellepärast, et tegelikult uuringud on väljas, et sellel on rohkem kahju kui kasu selle vaktsiinil. Ja juba oli teada, et see lekib, et see ei hoia ära viiruse levikut. Ja Pfizer on ise öelnud, nad ei ole kunagi testinud seda isegi viiruse leviku vastu, on ju. Et kui selle juurde jälle tagasi tulla, et lihtsalt mis see point on see, et meil konverentsil räägiti need asjad uuesti lahti, need mehhanismid uuesti lahti, mida me tänaseks teame. Kuidas nii-öelda need kokteilid, mina kutsun neid tegelikult kokteilideks, sellepärast, et mina ei saa nende kohta vaktsiinid öelda, sest nad ei täida mitte ühtegi vaktsiini eesmärki. Et me peame ühiskonnas ära muutma ka selle, et me räägime COVID-i nii-öelda preparaatidest, kui... See mõtleb nüüd vana vaktsiini definitsiooni, jah? Jaa, aga need ei ole minu jaoks vaktsiinid, et kui me räägime COVID-i preparaatidest, siis need ei ole vaktsiinid, me peame rääkima õigete sõnadega, me peame leidma ühiskonnas sõna, millega nendest rääkida. Meil on ettepanek VCH poolt, et me räägime nendest kui geeni manipulatsiooni preparaadid, aga see on pikk ja lohisev nimi, seda ei suuda keegi välja öelda, palju lihtsam öelda vaktsiin. Ja see on ka see koht, kus ma tahaks tegelikult avalikkusele öelda, et kui me räägime, et miks meid tembeldatakse vaktsiini vastasteks, milleks me ei ole ennast kunagi sellena tundnud, sellepärast me teame, et need asjad ei ole vaktsiinid, mille vastu me nii-öelda nagu seisame ja mille vastu me seisame on tegelikult ju see, et okei, see, mis oli, me saame aru, et kõik olid pimedad, välja arvatud mõned üksikud, on ju. Aga see, mida tahetakse teha ja see, mida tahetakse tulevikus teha legaalseks ja kohustuslikuks ja käed selja taga, nii et sul ei ole mingit varianti, isegi usutunnistus sind enam selles mõttes ei kaitse selle eest, on ju, või varasem tervisekahjustus, et me seisame selle vastu. Ja see on inimõiguste ees seismine. Ja see ei ole antivakseriks olemine, vaid see on see, et me teame, et need produktid ei ole vaktsiinid ja me teame, et inimõigused on ohus ja me teame, et süsteem töötab selle nimel, et need kõik panna kokku ja teha uus déjà vu, mis on meie elu kestev. Ja küsimus on, kas me kõik tahame seda? Kes tahab käsi püsti? Näidake mulle inimest, kes tahab tagasi COVID-i aega ja tahab, et ta käed on selja taga, ta süstitakse täpselt nii palju boostereid, kui on ette nähtud selles kalendris. Mitte keegi küsib, kas sa tahad seda boosterit või mitte. Et sul tehakse kõik ära, by protokoll. Ma arvan, neid leidub ka. Jaa, aga küsimus on, kas enamus päriselt tahab enamus seda. Ilmselt enam mitte. On ju, sest tegelikult mida meie inimesena tahame? Ma olen nagu enda jaoks nagu nii selgeks selle mõelnud. Mida me tahame? Me tahame elada oma elu õnnelikult, me tahame olla terved, me tahame olla vabad, me tahame teha oma otsuseid, me peame saama olla loomingulised. Meil peab olema võimalus väljendada ennast sellena, kes me tegelikult päriselt oma loomuselt oleme, on ju. Et meil on võimalus suhelda inimestega, kui me tahame. Kui me ei taha, siis me ei suhtle nendega, on ju. Et meil peavad olema kõik need põhivabadused ja sealhulgas tervisevabadus peab meil olema. Kui mina olen otsustanud, et ma tegelikult ei taha oma haigust ravida ja ma tegelikult tahangi minna teise ilma, siis mul peab olema see õigus. On ju? Et kui ma olen otsustanud, et ma ei tarvita mingit ravimit selles mõttes, et või ma tarvitan mingit teist ravimit ja mul on see põhjendatud, siis las ta ollagi nii. Sellepärast, et see on minu individuaalne otsus, nii kaua, kui ma ei ole ohtlik teistele, eks ju. Ja see küsimus nüüd on, eks ju, COVID-i ajal me kõik arvasime, et kõik terved inimesed on ohtlikud ja kõik vaktsineeritud on kaitstud ja kõik vaktsineerimata on ohtlikud. Lõpuks tuli välja, et levitasid rohkem viirust need, kes olid vaktsineeritud, sest nemad käisid rohkem ringkondadest, teised istusid kodus, eks ju, keda ei lastud kuskile. Et tegelikult kõik see asi on nagu... Ütleme nii, et see tohuvapuhu, mis on tekitatud, et see on tegelikult tavainimesel väga raske seda suurt pilti nagu nii-öelda enda jaoks lahti mõtestada. Võib-olla täna juba step by step hakkab see tulema, mida ma väga loodan, aga arvestades seda... Mina kusjuures ühe enam näen, et vaikselt nagu, ja tulevad aga vaikselt. Ja mida ma tahaksin tegelikult inimestele südame panna, et ma ei tahaks kunagi, et inimene tunneks ennast halvasti sellepärast, et ta tegi seda kaasa, seda mängu. Just. Sest tegelikult ütleme nii, et tavainimene seal ei olnud võimalus, et tavainimene seda mängu läbi näeb. Kui ta just ei olnud väga-väga laia silmaringiga juba väga ammu, juba varasemalt, eks ju. Et mina nagu ütleks seda, et ärme süüdista üksteist, küll aga ma ütleks seda, et ma ei saa andeks anda nendele inimestele, kes seda asja võimendasid ja ma tean tegelikult, et jõustruktuurides ja meie ametkondades oli see teadmine olemas, et see ei ole puhas tervise nii-öelda probleem, et see on suurem probleem ja nad ometi survestasid inimesi ja väga jõuliselt ja väga alatult ja väga nahaalselt. Et võt need on need inimesed, kellele ma tegelikult ei anna andeks. Ja need inimesed peavad tegelikult vastutama selle eest. Nii et selles mõttes nagu, kui nüüd konverentsi juurde jälle tagasi tulles, siis tegelikult millele me keskendusime, oligi tegelikult need samad inimõigused ja see sama süsteem, see sama struktuur, see sama kogu see suur kompott, et Hollandi parlament ju eelmine aasta ütles enne WHO seda assambleed, et nemad ei võta seda IHR-i, mis on nüüd teine leping, seal on 2 lepingut, on ju, et nad lükkasid selle tagasi.
et nad nõuavad selle hääletust ja kuna see on militaaroperatsioon, siis tegelikult neil on vaja see ratifitseerida, et nemad ei tegele sellega nagu lihtsalt kui tavaasjaga. Ja see ongi tegelikult, kus need meie parlamentid peavad tulema välja ja ütlema, et tegelikult kõik, mis toimub, kõik suured muudatused, mis toimuvad WHO lepingutes, need peavad tulema parlamendi lauale, need peavad olema läbi räägitud ja peab olema võimalus öelda jah või ei. Aga mis tuli välja meie konverentsile, tegelikult ma teadsin seda eelmine aasta, kui ma Genfis käisin, et eelmise aasta WHO konverentsi ajal oli see, et direktor Tedros ise, kellega kohtusid siis Hollandi poliitik ja Hollandi jurist, läksid sinna WHO-sse ja kirja ära viima ja Tedros ise ütles neile otse, et temal on ühe otsa leping sinna Genfi ja kui tema seda asja täna õhtuks läbi ei vii ja ära ei korralda ja kui keegi vastu hääletab või keegi nagu nii-öelda alt ära hüppab, siis temal koduteele enam piletit tagasi ei ole. Kas sa kujutad ette, milline manipulatsioon see tegelikult on ja milline korruptsioon see tegelikult on nii kõrgel tasandil ja siis ta võttiski otsuse vastu, et okei, me täna ei hääleta, me teeme konsensuse. Et kas keegi on vastu? 197 riiki, nii, kas keegi on vastu, kas keegi tõstab käe? Muidu keegi kätt ei tõstnud, kes läheb karja vastu, eks ju? Ja öeldi, done. Tegelikult oleks pidanud olema täiesti avalik hääletus, et kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, numbrid lauale ja siis vaatame. Aga kuna nad teadsid, et tegelikult see informatsiooni levik oli juba nii suur, inimesed olid väga teadlikud, tegelikult nesamad inimesed, kes esindasid riike, olid teadlikud, et sealt tuleb vastu hääli. Ja tegelikult oligi Argentiina ja Iraan ja seal olid mitmed riigid, kes juba eelmine aasta tegelikult nii-öelda tõstsid pead. Aga lihtsalt ma tahan sellega öelda seda, et nende faktide alusel, mida me tegelikult teame, me peame aru saama, et see süsteem iseenesest, ta hävitab meid ja ta hävitab ka ennast ja usaldusväärsus on tegelikult langenud alla igasuguse reitingu, eks ju, seal ei ole võimalik, see plussnumbrites ei ole võimalik rääkida, neid suurtest miinustest võimalik rääkida. Et kui me saame nagu sellest aru ja kui me nagu korjame need professionaalide faktid nagu lauale, siis on palju lihtsam seda mängu nagu läbi näha. Et ma väga-väga soovitaks teil, meil on olemas eestikeelse tõlkega, mis on häältõlge tegelikult, ütleme nii, et okei, ta ei ole perfektne, ta on nagu laivis selles mõttes, et ta ei ole võib-olla nii voolav, kui tahaks nagu ideaalis näha, eks ju, et kui oleks automaattõlge. Kes tahab, saab info kätte. Ja info saab kindlasti seal kätte, et ta tegelikult on, ütleme, summa summarum 4-5 on see häältõlge seal, eks ju, et kes ei valda inglise keelt, et need tasuks eesti keeles ära kuulata, et meie VCH YouTube'is on mõlemad olemas, Ramblis on ka olemas, on olemas ingliskeelne, on eestikeelne esimene päev, eile tuli just välja, täna tegelikult, eile läks üles, on see teine päev, kus on just räägitud, et kuidas tegelikult WHO sellise hüdrana töötab ja kuidas näiteks tal on erinevaid keskusi maailmas tuhandeid, kus inimesed töötavad ja ühe näitena võin tuua, kus meil toodi Uppsala keskus näiteks, kus tegelikult registreeriti 23 miljonit kõrvaltoimet 2023. aastaks nende preparaatidega. Ja see ei jõudnud mitte kunagi, mitte kellegi teadlikkusse. 2023 oli see teada meil, täna meil aasta 2025, ikka mitte keegi ei räägi veel. Et 23 miljonit nagu tuli sinna, kuna see oli üks WHO keskustest, aga WHO hoidis andmeid kinni lihtsalt. Mitte keegi ei rääkinud nendest. Ei, kohalik valitsus, Rootsi valitsusel andmeid tõenäoliselt ei antud sealt, me ei tea, kas anti või antud, nad ei rääkinud. Kas WHO ise rääkis? Ei rääkinud. Kas maailm rääkis? Ei rääkinud. Ja selles mõttes nagu, seal on nagu nii palju sellist infot, mis nagu tegelikult avab inimeste silmi, et selleks ei pea olema ekspert, et aru saada nii loogilistest asjadest ja kui need paar küsimust endale küsida, et kelle huve see kogu see tegevus just täidab, eks ju. Aga kas sa ei karda siukseid konverentse tehes ja neid videosi pärast nagu jagades, postitades, et teie suu varsti nagu lukku pannakse? No ega see ongi, siin on 2 varianti, kas panna lukku või siis rääkida, eks ju, selles mõttes, kas panna ise lukku või lasta panna lukku, eks ju, et aga kuidas, ütleme niimoodi, et mina iga hommikul mulle peegli ette. Ma vaatan endale otsa ja ma ütlen, et kui mul on olemas see informatsioon, ma tean, et see on objektiivne, ma tean, et see on päris õige informatsioon ja kui ma varjan seda teiste eest ja ma ei jaga seda, kuidas ma saan endale esiteks otsa vaadata ja siis ma tunnen, et siis ma olen reetur ju. Sellepärast, kuidas ma saan hoida informatsiooni kinni, mis on minu kätes ja seda mitte nagu, sest see puudutab kõiki meid. Et muidugi selles mõttes, et ma arvan, et mingi hetk oli tõesti päris karm, kui ma ei saanud aru veel, mis päriselt toimub ja miks sellised reaktsioonid tekivad, on ju. Täna ma saan aru, miks need reaktsioonid tekivad, täna ma saan täitsa aru, mis nende eesmärk on ja ma tean, et nad on põhimõtteliselt vaigistamiseks ette nähtud, kõik need inimesed, kes sellega tegelevad, on ju, nad on kinni makstud selleks, nad on palgatud selleks. Et tegelikult see on paratamatus, aga kui me jääme vait, siis me tegelikult lähme seda teed, kus tahetakse meid viia, on ju. Et nii kaua, kui meil nagu on informatsioon olemas ja keegi vähemalt räägib, on ju, ja tegelikult, ma arvan, et iga inimene, kui ta vaatab selle meie
konverentsi ära, ta saab aru, millised erudeeritud professionaalid need on, kes seda räägivad, sest ega tegelikult ju fakt on see, et isegi kui minu suu pannakse kinni, kui mind kõrvaldatakse, mis iganes vahet pole, on ja, et tegelikult see info elab ikka oma elu ju edasi, siis tuleb keegi järgmine, kes räägib, okei, natuke aega on keegi vait, on ja, aga mingi hetk keegi võtab ennast kokku ja tuleb, räägib ja laseb ikka selle info lenduga, ega sellepärast see info nagu seisma ja, on ja. Lihtsalt see küsimus on, kuidas see info meieni jõuab, on ja. Just, siin on mega hea koht panna igale kuulajale ka südamele see, et kui sa näed kuskil sotsiaalmeedias, mis meil tänapäeval kõige võimsam on ju sotsiaalmeedia, et noh, mõtle mingi 20 aastat tagasi info poleks saanud elu sees niimoodi levida, nagu ta täna meil levib. Kui sa näed informatsiooni, mis sind kõnetab, mis sa tunned, et on õige ja su ema, su sõber, su sugulane peaks seda ka nägema sotsiaalmeedias või siis veel sealt edasi minema, on ju, jaga. No, täpselt, ära hoia seda endale. Teed lihtsalt screenshot ja jätad omal sinna galeriisse. Ei, jaga seda infot. Jaga oma sõpradega, perega, kõigiga. Praegu ka, mine vaata konverents, jaga seda. Täpselt jah, et seda ei ole mõtet endal hoida, et endal on vaja seda teadvustada ja kui see on tõesti oluline, siis tuleb seda ka jagada, eks ju. Ja noh, tegelikult nagu väga hästi Sebastian ka rääkis seal meie esimese päeva viimasel selle ettekandel, ütles, et mille peale see kogu see süsteem on ja oli üles ehitatud, ongi tsensuur tegelikult. Et see on alus, nende alus nagu selline, kuidas öelda, tööriist. Et kui neil on tsensuur, siis neil on väga lihtne toimetada. Ja seda nad on ka väga edukalt teinud, sellepärast et see tsensuuri on ju tegelikult, no ükskõik kuhu poole me vaatame, see ei tee vahet, see on igal pool, on ja. Et aga kui me nagu teadvustame seda, et see tsensuur on meelega ja see tsensuur ongi selleks tehtud, info ei leviks, siis seda enam me peame ise seda levitama, eks ju. Sellepärast muidu ta ei levi. Aga selles mõttes, et no mida karta, no ma ei tea, selles mõttes, et ega elus saab karta väga paljusi asju, eks ju, et noh, tegelikult elu ongi ohtlik ja elu ongi selles mõttes ikkagi, no kui sa nii mõtled. Kui sa nii mõtled. Jah, et selles, kui sa nii mõtled, just nimelt, aga tegelikult meiega võib juhtuda ükskõik mida on ja noh, mõtlen, et mina nagu olen enda jaoks need asjad selgeks mõelnud, miks ma midagi teen, ja ma levitan ainult seda, mida ma tean, et noh, selles mõttes ja ongi ja see info nagu muutub ajas, see on täiesti selge, ja ta on muutunud ajas ja ta muutub edasi. Nii et see, mis on täna nagu tõde, kellegi arvates või minu arvates või mis iganes, homme ei pruugi olla, eks ju, homme on hoopis midagi uud jälle, muud ja uut. Nii et, aga selles mõttes, et mina väga julgustaks inimesi praegu veel nagu rääkima ja tegema ja levitama infot sellepärast, et seal võivad tõesti tulla ajad, kui me enam seda teha ei saa. Ja siis on see, et kui me siis oleme pimedas ja kott peas, võt siis on jama. Et kui me täna teeme endale need asjad selgeks, et kuidas me see kotti tahatakse pähe tõmmata ja kui me siis oleme pimedas, siis me teame, et kuidas see toimib, on ja. Sa võiksidki siia lõppu veel kuulajatele öelda mingi kas ühe või paar mõtet, lauset, soovitust, mida praegu teha, mitte kuidas enda tervist kaitsta, toetada, mida oma mõtteviisiga teha, kus mida jälgida. Jaa, ma olen selles mõttes et hästi holistiliselt lähenen tavaliselt inimesele kui sellisele ja endale ka muidugi ja ma olen neid asju kõiki praktiseerinud juba 10+ aastat on ja et esimesena soovitaks muidugi oma mõttemaailma korrastada. See on täiesti selge. Hirmudest tuleb lahti lasta, hirmudele tuleb otsa vaadata, hirmudega tuleb tegeleda ja noh, tegelikult kui ma enne ütlesin, et elu ongi hirmus või elu ongi ohtlik on ja siis tegelikult jah, ta on, aga tegelikult me ei pea selles elama. Et tegelikult me peame oma mõistusega sellest aru saama, et elus on väga palju ilusaid asju, mida teha, mida tulebki ära teha ja tegelikult elu on antud meile selleks, et elada, mitte selleks, et hirmus kuskil nurgas istuda ja kedagi teenida. Et me peame oma potentsiaali üles leidma ja oma potentsiaali rakendama. Ja seda potentsiaali saab rakendada absoluutselt igaüks omal viisil ja see ei tähenda seda, et kõik peavad rääkima seda juttu, mida mina räägin, absoluutselt mitte, see on minu tee, aga teil on kindlasti oma tee, kuidas väljendada seda, et toetada elu. Ja ma olen alati öelnud, et ma olen tegelikult pro-life, et ma ei ole millegi vastu, ma olen lihtsalt pro-life selles mõttes, et ma tahan, et elu elaks. Ja kui inimesel on tervis, mida ta saab endale siis vaimselt ise nii-öelda ümberprogrammeerimisega, aju ümberprogrammeerimine on see, et selle jaoks on väga palju erinevaid viise, kuidas seda teha ja sellega tegeleda, et leida elus need rõõmud, õnned, motivatsioonid, inspiratsioonid, väljundid, et kui need üles leida, siis tegelikult ongi elu ilus. Ja siis hakkab keha sellega koostöös nii-öelda tervelt toimetama. Sest mida meie arstidena ju tegelikult näeme ja mis ei ole üldse mitte kellegile mingisugune uudis on ju see, et öeldakse, et tal on psühhosomaatiline haigus, eks ju. See on kõik see, mis hakkab siit peast pihta ja mis läheb kehasse. Et kui me liiga kaua ennast alla surume, kui me liiga kaua oleme negatiivsed emotsioonides, kui me liiga kaua tegeleme asjadega, mis meile ei meeldi kellegi teise ajendil ja me oleme allutatud kellegile. Ja see on see, mida see süsteem üritab teha, ta üritab allutada meid endale. Absoluutselt igas mastaabis. Et kui me elame sellist elu, siis me olemegi haiged nii füüsiliselt kui vaimselt. Ja see läheb kehasse, kellel tekivad unehäired, rütmihäired, ärevused, kõrged vererõhud, rasvumine, insuliiniresistentsus,
mis iganes, just name it, on ju. No kõik haigused, neid sümptomeid on nii palju, on ju, ja lõpuks nad realiseeruvadki kehas. Ja minu eesmärk on alati see, et keha oleks terve. Mina alati toetan raku tervist, millest ma olen ka väga palju rääkinud erinevates podcastides ja esinemistes. Et minu esimene soovitus on see, et tehke oma kehasüsteem terveks, sellepärast, et kõigi nende vaktsiinidega praegu ja kogu selle eluga, mis meil ümberringi on, meil on kehas väga palju põletikku. Ja põletik on kõige alus. Kui see põletik järjest võtab võimust, me ei võta seda põletikku kehast välja, me ei tee omale detokse, me põhimõtteliselt sööme kräptoitu, mis annab veel põletiku juurde, on ja meil ei ole mineraalaineid, meil ei ole antioksüdante, et selles mõttes, mis võtaksid seda keha põletiku alla ja laseks selle keha normaalselt töötada, et mina olen nagu väga suur fänn see, et ma tahan näha tervet rakku inimese kehas. Seda saab täna erinevatel viisidega testida, mõõta, see on suur töö, see on kallis töö, see ei ole nagu mingi odavasi, aga sellega saab nagu ennast nagu nii-öelda ära kaardistada, et kus mu organism täna on, eks ju. Ja kui ma saan oma organismist ülevaate, siis ma saan hakata tegema neid samme ja need on individuaalsed kõigil, need ei ole see, et kõigil ühe kamalaga on ja et seal tuleb väga, väga selgelt ära vaadata, et kellel missugused vajadused on ja siis neid hakata nii-öelda uuesti üles ehitama, et see on pikk tee. See ei ole see, et ma lihtsalt nagu võtan 2 päeva midagi ja kõik on korras. Järjepidevus. See on see järjepidevus just nimelt, et selles mõttes see vaimne ja füüsiline tervis käivad väga käsikäes. Ja ma väga soovitaks eriti noortel ja absoluutselt kõikidel inimestel sellega hakata kiiremas korras tegelema, sest ja kindlasti on omaenda elu-õnn, et selles mõttes tuleb leida see omaenda, miks ma hommikul üles ärkan, miks ma tahan siin olla ja kas ma tahan siin üldse olla, kas mul on, kas ma tahan tegeleda sellega, mida ma tegelen, sest minu üks paljudest küsimustest on see, et kui mul tuleb depressiivne inimene, ärev inimene, kes ei oska nagu oma, on pahuksis oma elu, kas ma küsin, et aga kas sulle meeldib su töö? Kas see töö, mida sa teed, kas see täidab su hinge, on ju? Et kas need tegevused, mida sa teed, kas sul on hobisid? Et kas sa teed midagi enda jaoks? Võtta kas või see 1 tunnike päevas, ma tean, see kõlab nagu väga palju, kui sa käid 8 tundi päevas tööl, kus sa võtad 1 tunni veel pere ja laste ja kõigi meeste ja naiste kõrvalt, on ju? Aga seda tuleb lihtsalt teadlikult teha. Ja ma väga soovitaks inimestel hakata mediteerima, see muudab nii palju. See hommikune ärkamine ja see hommikune 10 minutit, ärgake kas või 10 minutit varem ja minge tehke see 10 minutit iseendale ja kujutage oma päeva ette, kus teil on ainult nagu tõesti nagu need asjad, mida te päriselt tahate teha, isegi kui neid seal ei ole, aga te teate, et te tahate neid teha. Ja need asjad, mis te peate ära tegema, te lepite ette nendega rahu, on ja neid asju jääb järjest vähemaks, mida te peate tegema ja teil tuleb juurde neid asju, te ise looma neid asju, mida te tegelikult tahate teha ja siis on see, et ajukeemia muutub. See on nagu see epigeneetika, et ma väga soovitan teil Bruce Liptonit lugeda, kes ei ole veel lugenud. Bruce Lipton on üks neuroteadlane, kes on väga hästi ära näidanud, kuidas saab oma keha põhimõtteliselt ringi programmeerida ja tuunida kõiki hormoone. Nii et põhimõtteliselt me saame oma probleemidega nii-öelda ja nii lihtne ongi. Väga palju teha. Jah, et seal on võib-olla algul kindlasti vaja hästi palju lugeda, kuulata, vaadata, aga see info on kõik olemas. Kui natukenegi kuskil kinni hakata, Joe Dispenza, Bruce Lipton, eks ju, Abraham Hicks, no, kõik need nagu võtta endale ette ja hakata vaikselt nendega nagu tegelema, et ma alustaks siit. Ja mina arvan ka seda, et täpselt kui sul ongi soov või tahe mingit infot saada, siis see info tuleb sinuni. Ja, täpselt. Et ei ole see, et ma ei leia. Ma tahaks, aga ma ei leia. Ei, sa leiad ja see õige info tuleb läbi õigete allikate alati õigel ajal. Ja just sulle oluline info, mis sind kõnetab. See on sinuga samal tasandil, on ju. Ja, nii et väga ma soovitaks väga usaldada elu. Selles mõttes elu teab palju paremini kui meie ise oma suure egoga, kuidas oma elu elada ja kuidas toime tulla ja ta selles mõttes väga suunab meid, et tasub kuulata kõiki märke, mida meile teele saadetakse. Tasub näha neid inimesi enda kõrval, kes teele tulevad, mida nad vahest on üks sõna ühel inimesel ja see võib muuta terve elu kardinaalselt, nii et selles mõttes tasub avatud olla. Ja, et see on väga äge teekond, kui sellel teekonnal nagu jõuda ja minna, siis see on nagu see, et tegelikult ma ütlen, et see on see, miks ma teen seda, mida ma teen. Kui lahe lõpp meie podcastile. Suur aitäh, et sa tulid ja jagasid ja kütame edasi. Jaa, muidugi aitäh sulle kutsumast. Kõik head teile kõigile.